et siis üks kummaline vandenõu on kogu see tänapäeva religiooni käsitlus, et siin on siis küsimus selles, et piiblis on toodud kõik need Pauluse kirjad või siis Jeesuse õpetused ja väljaütlemised, et olid siis suunatud tolle aja inimestele otseselt ja Jeesus ütles tihti, et need asjad täituvad kiirelt ja kohe, et ei jõua neid Iisraeli linnasid läbi käia, kui need asjad juba sünnivad ja samamoodi siis Pauluse kirjad olid mõeldud siis tolle aja kogudustele ja ilmutusraamatu kirjad 7 kogudusele, et neid ei saa väänata sedasi laiali häguseks, nii kui need tähendaks siis kogu aeg, kõikidele aegadele otseselt seda sõnumit, mis seal on öeldud. Et see oli ikkagi mõeldud otseseks õpetuseks nendele pühadele ja apostlitele ja nende aja inimestele. Ja need asjad siis täitusid tollel ajal ja need pühade kogudus võeti taevasse. Ja sinna ei võeta enam meie ajal kedagi ja meie ajal ei ole sellist tegevust. Et see, mis meie ajal on siis inimeste oma algatuslik ja sellel ei ole Jeesusega mingit pistmist. Pistmist on küll sellega nüüd, et me saame alluda sellele kuningriigile, sellele taevasele valitsusele, mis siis hakkab maad valitsema. Ta siis valitseb praegu keset oma vaenlasi, nagu piibli salm ütleb. Et see on nüüd see teema, et me ei pea ise mitte midagi muud siin tegema ega nagu leiutama, vaid lihtsalt see on juba tehtud valmis see kuningriigi valitsus. Jeesus on võtnud oma pühad ja me siis saame oodata seda aega, kui see siis täielikult maad hakkab valitsema. Igasugune isetegevus siin ei ole kindlasti kasuks.